Tere tulemast tagasi minu kanalile. Tervitan taas teid, minu fännid, minu jälgijad ja tere tulemast ka uutele tulijatele. Täna on selline mõnus videote lindistamise õhtu. Tegin siin päris palju eraladumisi ja mõtlesin, et ma teen siis ühe video teile siia veel. Ja teeme siis sellisel teemal, mida tunneb tema, mida tunned sina, mis on teie vahel, mida soovib tema, mida soovid sina ja selline ühe kaardiga lõpptulemus on hästi traditsiooniline. Ja see on kollektiivne ladumine, see on ka ajatu ladumine ja kui te soovite eraladumist, siis kirjutage mulle julgelt meilile auli.gmail.com auli.maagiline@gmail.com ja see meiliaadress on ka siin video all, sest see on kollektiivne ladumine. Ma ei tea, kelle energiat ma parajasti siit kinni püüan. Mõnega võib see resoneeruda. Kui see resoneerub, palun ärge vaadake, pange see video kinni, minge järgmise video juurde. Neid on oi, kui palju neid tegijaid siin on ja nii see lihtsalt on. Ja ma olen teile väga tänulik iga laigi eest, iga kommentaari eest, iga tellimuse eest, mis on teile tasuta. Ja sellepärast, et see on nagu selline energiavahetus ka tegelikult tõepoolest, sest meie kõik, kes me siin kaardiladumise teeme, me teeme teile seda ju siin kõike tasuta, te saate seda tasuta vaadata, te ei pea ei kanali tellimise eest ega ka nende videote vaatamise eest siin loomulikult, et midagi maksma. Aga need eraladumised siis ei ole mitte kellegi poolt enam siis tasuta. Need on juba tasulised. Nii, ja ühesõnaga hakkame siis pihta. Vaatame siis selle ühe kaardi pakikese põhjal. Et kõigepealt siis hakkame natukene sinna poole nüüd. Mida tunneb tema? Teeme 3 kaardiga. Võtame siit suvaliselt. Mida tunned sina? Mis on teie vahel? Selle ma panen kohe nii pidi. Oi, kui ilusad asjad siin vahel on. Huvitav, mis siit juba teistest välja võib tulla. Nii, mida soovib tema? Mida soovid sina? Ja milline on selline ühe kaardiga lõpptulemus? Seda me veel ei vaata. Kui on vaja, tõmbame veel kaarte. Vaatame siis kõigepealt, mida tunneb tema. Nii. Ma võtan lahti ka tegelikult need kaardid, mida tunned sina. Siis võib-olla saame sellist natukene paremat energiat siia. Mina ütleksin niimoodi, et teie vahel on keegi kolmas. See suhe praegu teil kestab ja tema tunneb tegelikult armastust. Siia tuli armastuse kuningas, see on väga hea kaart. Tema tunneb sellist uut algavat energiat, sest siia tuli maagikaart ja maagikaardil on kõik sellised nagu uued algused, sest maagikaardil on 4 elementi. Tuli, vesi, maa, õhk ja tarokaartidest sauad, karikad, mõõgad ja pentaklid, mündid. See on alati uute alguste kaart. Tema armastab, temas on sellist energiat, väga küps energia. Ta on ka ise selliste ettenägerike ja ka ütleme selline intuitsiooniga mees.
ta on armastuse toonud siia suhtesse ja see on kodukaart. See on siis, mul täna tuli see ka ennem ja väikesed arusaamatused olid selle kaardiga seoses, mis ma tegin eelneva ladumise kahaneva kuu sõnumitest. Ja tema näeb ikkagi kodu, ta näeb sõprust, ta näeb sellist hingesugulust. Sina seevastu oled rohkem mälestustes. Sina näed saladusi, mis ilmselt on siis väga selline äärmiselt tark, äärmiselt kogenud naine ülivõrdes on siin vahel, sest ma küsisin, mis on teie vahel, siis siia tuli keisrinna. Sina näed, naine, et siin on saladusi. Ilmselt ei ole tema nüüd avaldanud seda, mis on siin vahel. Vaatame edasi, võib-olla nii, praegu on see niimoodi. Sina oled rohkem mälestustes. Sina näed selles, kui ma vaataksin ainult neid kaarte, siis ma ütleksin, et sinu partner on sinust noorem. Aga kui ma vaatan seda poolt siin, siis ma seda ei ütle. Sina näed sellist, ma ei taha päris nüüd öelda, et sellist poisilikkust aga sina ei näe teda võib-olla nii palju mehena, kui tema tahab ennast nagu sulle näidata. Ja sina tunned praegu, et sina näed tegelikult ikkagi ainult seda nii-öelda veepealset osa, jäämäe tippu ja väga palju saladusi. Sina tunned seda niimoodi. Ja sina elad rohkem mälestustes, kuigi see suhe ei ole lõppenud. See ei ole lõppenud, aga sa mäletad nagu sellist head ja sellist armast ja selliseid nagu mõnusaid mälestusi, mis on siin tegelikult, et sa näed nagu seda osa, kus kõik oli selline armas ja väike ja võib-olla natukene beebilik aga et nüüd sai sellest nagu siis suur koer ja suur mees ja sa tahad mäletada nagu võib-olla rohkem seda osasid, sest see on võib-olla sinu jaoks natukene karm, see osa siin. Ja sa nagu oled sellises alguse energias või selline, et sa näed nagu, sa meenutad pigem, ma ütleksin niimoodi, et sa meenutad seda algusaega. Kõik algusajad on ju alati väga ilusad, eks ole. Meil kõigil. Mitte ainult siin nendel vaatajatel, kes praegu seda ladumist vaatavad. Ja tegelikult sulle naine meeldib temast nagu see poisilikkuse osa nagu rohkem. Sest meis kõigis, meis on väiksed tüdrukud, meis on kuningannad, poistes, meestes on need poisid, on väiksed poisid, on kuningad. Ja sa nagu meenutad nagu rohkem, et sulle meeldib nagu see osa rohkem, mitte see osa sellest mehest, mis on nagu reaalsus või mis on nagu, et see ei ole ka üldse karm, väga hell, väga armastav. Aga siin on vahel mingi asi. Ta võib olla suhtes. Ja kas teie siis aimate seda? Vaatame edasi, mida tema soovib. Tema soovib uusi algusi, tema soovib, et päike tuleb välja. Kui päike tuleb kaartidest välja, eks ole, siis on see alati, see muudab nagu selle eelneva tunduvalt paremaks ja tunduvalt päikselisemaks, eks ole. Aga ta ei nulli midagi ära. Aga tema näeb teie suhet, teie tulevast suhet
nagu palju päikselisemana ja ikkagi ta ootab uusi algusi. Soovib täielikult uusi algusi, ta soovib tähistamist, sellist rõõmu, sellist vabadust, aga noh, nagu näha, ka siin on 3 ja see on karikate 3, siis see võib ka tegelikult tähistada ka muidugi siin 3. osapooli, eks ole, aga kui me panime praegu tundma nagu, et mida tunneb tema, siis selle kaardi koha pealt, ta tunneb ikkagi sellist rõõmu ja mõnusat või mida soovib, mida soovib, tähendab, siin on, mida tunneb, mida soovib, et soovib uusi algusi päikeste ja suhtes ja ikka sellist vabadust ja sellist mõnusat olemist. Vaatame nüüd, mida soovid nagu sina. Sina soovid samamoodi tegelikult, et soovid kire suhtes selliseid uusi algusi, sest see on sauade ässa, see on hästi niisugune kirglik ja tahtejõud ja sauad on kirg, sauad on tahtejõud ja siin sa soovidki tegelikult, et sa leiaksid endast selle jõu, et seda kõike nagu, ma ei tea, mul tuli praegu millegi pärast selline sõna nagu, et seda kõike taluda. See on sinu jaoks raske, naine, sest siin pool on naispool, eks ole. See on sinu jaoks raske, sellepärast, et sinul on sellepärast väga palju, siin on armastus. Siin on armastus, siin on kahtlemata olemas armastus, aga sa oled selle suhte pärast väga palju nutnud. Sa oled väga palju selle pärast üleval olnud, aga see suhe on praegu olemas. Ja tegelikult sa soovid uusi algusi. Sa soovid samamoodi, et tema need uute alguste soovid on nagu natukene sellised teravamad aga alati on ka mõõkades tähistab algusi, aga sinul on nagu sellised nagu kiremõtted ja tema soovib ka loomulikult kirge, aga sinu nagu alguste soovid on nagu natukene sellised pehmemad kui temal, aga sa soovid, et sa leiaksid endas jõudu seda suhet tegelikult ikkagi edasi viia, sa soovid selle suhte jätkumist. Kuigi sul on väga palju pisaraid ja väga palju valu. Ilmselt sa oled teadlik sellest. Siin on üks naine vahel. Päris kindlasti. Keisrinna tähistab ka rasedust, eks ole, uusi algusi, aga see siin ei pruugi olla. Aga üks väga ilus ja sorry. Selline naine on siin vahel. Sa lõpetad selle suhte. Kuna see kaart oli siin küsimuses, et lihtsalt ühe kaardiga, et kuhu see viib, siis kuna see on karikate 8, siis karikad suhte ladumises tähistavad selle suhte lõpetamist. Ja ilmselt sellepärast ongi niimoodi, et sa soovid, et sinus, et sa leiaksid endas naine jõudu, et see suhe lõpetada. See võib olla ka rase siin. Ilmselt on see ikkagi tema abikaasa või elukaaslane. Ta ei ela siin selle naisega, sinu naisega, kes sa mind vaatad koos või mehed pöörake ringi. Ja selline ma võtaksin nende teiste kaartidega, vaatame natukene, et mida nagu, siin ei ole tegelikult, siin ei saa olla mingit kahtlust, sellepärast, et seda ei saa ümber pöörata meheks, sest see on, keisrinna on alati naine sõna otseses mõttes. Vaatame natukene siit veel edasi, natukene on aega, ma üks 20-minutilise tahan selle teha. Ja tuletan teile tõesti meelde, mu head sõbrad, mu head fännid, mu head vaatajad, see on kollektiivne ladumine. Ma ütlen tõesti, see ei pruugi resoneeruda kõigiga. Ja
ma tõesti veel kord ütlen, et kui te soovite eraladumist, kuidas on see suhe, mida tunneb tema, mida tunned sina, siis julgelt kirjutage mulle meili peale ja siis vaatame, millised on juba konkreetselt sinu ja sinu partneri. Sa ütled ka talle, ütled ka mulle tema nime, eks ole, sest nii lihtsalt peab, muidu kaardid hakkavad hämama. Ja siis vaatame juba edasi. Aga siit selle põhjal natuke, ma võtan veel paar kaarti siit. Natuke kurb on see ladumine. Siin tuli taas mõõkades. Siin on jah, ühesõnaga, ma ütlen praegu nüüd nemad ja naine, kuna see tuli sinu poole, mees soovib ikkagi endiselt ikkagi uusi algusi. See tuli naise poole, see on intuitsioon, ülemprest rinna. Kaks naist, sõna otseses mõttes naised. Ka kurb võitlus on teie vahel siin. Ma pakuksin nii, et te olete mõlemad tegelikult teadlikud teineteise olemasolust. Ja siin on veel väga palju saladusi, nagu tuli siit. Ma ei ütleks, et see on selle suhte lõpp, kuigi sa naine oled otsustanud, eks ole, siin sellest suhtest ära minema. Aga siin tegelikult kõik käib praegu ja siin on tõesti saladusi. Ja sa tead tegelikult, naine, kõikidele küsimustele vastuseid. Ja tegelikult ikkagi siin lõpeb, kuna see tuli siia alla, eks ole, siin on kolmas osapool, see tuli ka siit välja, see suhe nagu lõpeb ja keegi läheb siin täielikku üksindusse. Ma rõhutan seda, või tähendab, ma ütlen seda, et üksinda võib tunda ennast ka suhtes, üksinda võib tunda ennast ka abielus ja üksildus. Nii et, aga jah, nii see kahjuks on praegu, nii näitasid kaardid. Ja ütlen veel kord, see ei pruugi kõikidega resoneeruda, eks ole, ja ärge võtke seda võib-olla kui tõe pähe. Aga kui te soovisite antud hetkel teada lihtsalt, et mida tunneb tema, mida tunned sina, mis on selle suhte seis praegu, tulevikus, siis selline see kaardiladumine tuli. Laikige, kui teile see meeldis, kirjutage kommentaare, tellige mu kanalit, mis on tasuta, otsige üles ka minu Facebooki leht, mis on samanimeline. Ja natuke kurb see tuli. Olen Auli, aga olge tublid. Järgmiste kohtumisteni.